Olen kutsunud enda kõrvale Hiiumaa bowlingu entusiasti ja eestvedaja Tanel Põldmaa. Tere, Tanel! Tervist! No nii kena värviline, lilla müts peas ja... Ikka peab tulema, et selles mõttes siis paistad silma. Ja ikkagi, kui me siin tuleme sellisele sündmusele, nagu siin täna on, siis natuke pidulikkust peab lisama. No tundub kohane kohe küsida, kas bowling on meelelahutus või sport? Tead, pigem ise ütlen, et sport ja pigem rahvasport lausa. Selles mõttes, et see sobib nagu kõigile ja meil käivad, ongi noored, alates seal vähegi palli natuke jaksad veeretada, juba tulevad mängima ja mul on endal klubi liikmed seal 75-aastased, nii et selles mõttes kogu see vahemik on kaetud, see kogu korralik rahvasport. No klubi on teil küll värske, aga te olete kõik siin värviliste särkidega kohal ja elate üksteisele kaasa ja mis on klubilise liikumise eesmärk? Eesmärk ongi see, et me tahame viia seda maailma edasi, arendada, järgmine generatsioon peale tuua ja lihtsalt kogu seda möllu ja seda asja edasi. Kuna me oleme värsked, siis ongi see, et käime ise paljudes saalides, alati käime pundiga, paistame silma, proovime hästi palju sõprussuhteid ja väga paljud käivad meie saalis juba, nii et selles mõttes hästi lahe koostöö käib. No siin teie saali juurde tahtsin jõuda, et seda peeti ka üheks parimaks, aga nüüd oleme me elamus bowlingu ja pubi saalis. Milline on Eesti parim bowlingusaal? Jään jutu juurde, et kodusaal on ikkagi alati parim, aga väga tore, et see on konkurentsi ja see tegelikult on tõeliselt hea, et me oleme siin Eestis väga palju saale külastanud ja see on tõeliselt hea ja see sparksüsteem, see asjad, see on väga uhke ja väga äge saal, et selles mõttes ma arvan, et ta saabki lõppkokkuvõttes kogu bowlingu, Eesti bowlingu maailma jaoks üks parimaid saale. Enne kui kaameranupp käima läks, siis ütlesid, et sul täna Estonian Openil, et sa võid rahul olla, saad praami peale minna selg sirgu, naeratada ka hiidlastele, tegid igal juhul ära. Jah, et kui ikkagi klubi president teeb ikkagi oma klubi liikmetele vähemalt ära, et siis on kõik hästi. Et siis vähemalt staatus püsib esialgu veel. Aga eks vaatame, eks siin järgmine aasta teeme paremad tulemused. Räägime natukene bowlingusaalidest üldiselt. Mida tähendab hea tasemega saal? Eelkõige puhtus, laminaadi kvaliteet ja hooldusintervallid. Et hästi palju teinekord hoitakse selle pealt kokku, aga pigem ikkagi, et hästi hooldatud laminat hästi kvaliteetne ja siis pallid veerevad ja sa saad seda õlitust asju kõike kontrollida. Bowling ei ole nii populaarne, et seda leiaks iga päev ajakirjandusest lugusid ja oleks tekkinud suured spordikangelased, kuigi nad on olemas, aga võib-olla jäänud teiste spordialade kõrval sellise tähelepanuta. Miks see nii on? Sest praegu ongi see, et neid võimalusi siin nüüd viimasel ajal on tekkinud järjest juurde ja ma arvan, et sellest nüüd tulebki, tegelikult ma olen üldse kindel selles, et ma vähemalt ise panustan sinna, et sellest tulekski tõeline rahvasport ja see maailm läheks edasi, et me jõuaksime Eestis lisaks sellele saalile tasemega nii kõrgele, et meil tekiks vajadus veel suurema saali järgi ja me saaksime ikkagi korralikke rahvusvahelisi suurüritusi hakata pidama. Et miks mitte, tulevik on helge. Siia sündmusele Estonian Open 2025 on ka tulemas rahvusvahelise tasemega, kõrge tasemega meistreid ja lausa värske Euroopa meister. Mida see tähendab Eesti bowlingu rahva jaoks? See tähendabki seda, et me oleme piisavalt oma taset nagu nii kõrgele juba viinud, et Euroopa meistrid asjad tulevad kõik siia mängima, mis omakorda tegelikult annab entusiasmi juurde meie noortele ja kõikidele teistele rahvale üldse mängima tulla ja proovida seda. Sest alguses ongi, et ma ise olen ka tähele pannud saalis, paljud ei julge tulla. Mõtlevad, et see on raske ja mingi ja hästi rumal. Kaalub ka päris palju see. Jah, aga tegelikult see ei ole, et seal esimesed ABC-d asjad, et kõik on alati olemas, alati on juhendavad saalides, alati juhendavad tulevad appi ja kõik info on igal pool leitav, et selles mõttes. No ja lõpetuseks, milline sinu unistus on? Kus on Eesti bowling siin järgnevate aastate jooksul, nii et sa tuleksid ja oleksid väga õnnelik ja ütleks, et kõik saalid on meil hästi ja meil on tulevikulootused, on tulemusi saavutanud ja seenioorid on mängides õnnelikud ja sina ka teeks saarlastele ka ära, mitte ainult hiidlastele. No saarlastega meil ei ole enam ammu probleem, et selles mõttes, et nendest me saime jagu juba, aga nagu hiidlaslikult ikka. Aga tegelikult ongi see, et mis tulevikus ongi see, et igas saalis peaks olema korralik noorte trennisüsteem, mis töötab,
ja lisaks siis ongi, et need, kes klubilised on, nemad saavad rahulikult trenne teha, saame välismaal võistlustel käia ja ongi, hakkame esindama Eestit ka suurvõistlustel korralikult, nagu praegu teeb näiteks Gert, et käib seal, aga et neid tähti tekiks juurde ja juurde ja juurde, sest meil ongi, noored on tulemas siin järjest peale, kes tegelikult hakkavad väga suurelt särama. Ma annan sulle nüüd võimaluse rääkida otse kaamerasse, kõik need inimesed, kes meid satuvad vaatama ja kuulama. No mis on see peamine põhjus, miks bowlingut mängida, miks sina bowlingu juurde tulid ja sinna jäid ja vead klubi ja lõppkokkuvõttes oledki see entusiast värviliste riietega Tanel Hiiumaalt? Tegelikult ongi see, et tulge proovima ja te leiate sellest nii seltskonna, sõbrad, toredad inimesed ja kogu see mölli asi, et kui sa alguses arvad, et sa ei oska, siis natukene juhendamist, sul hakkab see tulemus tulema ja sul tekib endal see hasart ja sa lõpuks oledki võistlustel klubiliikmed ja nii edasi. Nii see kasvab.